being our referee in charge. He'll be giving instructions after the introductions. Ning samuti väga tuntud mees juba boksiringis Steve Smoger. And here we go. Mees, kes võiks öelda, et tegutseb samuti oma lihasmälu ning reflekside toel juba ringis ja väga oluline on ringi kohtuniku tegevus nii kaalukatel matsidel. Live from Brooklyn, New York, it's showtime! Introducing to you first the challenger on my left. Ja siin siis väljakutsuja rollis Zab Judah. Fighting out of and proudly representing his home of Brooklyn, New York. He weighed in at the super lightweight limit of 140 pounds even. His record stands at 42 wins, 7 losses, 2 no contests, with 29 wins coming by way of knockout. Currently ranked the WBA number 6 contender, number 10 in the WBC. Tonight he is making his 19th world title appearance. Ladies and gentlemen, please welcome. Just olin kokku lugemas Zab Judahi tiitli kaitsmisi, kui sealt see tuli 19. tiitlimatš koguni Zab Judahil. Nii et tegemist on väga ohtliku ja väga kogenud mehega nendel tiitlivõistlustel, nii et kui Danny Garcia on väga huvitav ja väga tõhus, efektiivne boksija, siis kindlasti ei tule tal tänane matš olema kerge. On Zab Judah selles kehakaalus üks kogenumaid boksijaid. 16 wins coming by way of knockout. Tonight making his 3rd world title defense. Ladies and gentlemen, here is the undefeated WBC, WBA, and Ring Magazine super lightweight champion, introducing Danny Swift Garcia. Kui väikse ennustuse jälle õhku visata, siis usun, et ka siin noorus vs kogemus on ikkagi trumbid teie ees olnud Danny Garcia käes. Ei ole väga lihtne enam 35-aastaselt ringi astuda. Kuigi jah, võiks öelda niimoodi, et on see Zab Judah paremal poolteist, isegi minust 25 päeva noorem. Üsna harva kuuleme nii kõva poolehoidu. Ülatkäe haak, aga Judah püüab selle kinni. Nüüd siiski üks löök läks läbi siit. Ja Garcia isegi jääb pooldistantsile seal. Pooldistansil on ka üks variant see vasakukäelise eelis ära võtta, et vasakukäelised reeglina tõmbavad eest ära ja löövad vasaku käega vastu lööke, mis tulevad juba selle ebameeldiva nurga alt, aga praegu ise üle käeselt üritab Danny Garcia lüüa. Pisti meenutada Amerikaaniga, siis oli Amerikaan natukene efektiivsem esimestes raundides. Ja juhtus punktidega kuni selle momendini, kuni Garcia ta maha niitis. Aga siin Judahi poolt kõigepealt. Ja võtab kohe kinni, haarab kohe kinni pooldistansil ning ära minekul siis lööb ise. Ja kui siin nüüd hakata hindama, siis Judahil olid selles raundis küll selgemad tabamused, kuid aktiivsem jällegi oli natukene Garcia. Kuid jah, esmajärjekorras hinnatakse ikka. Kehasse löögid hakkavad oma mõju avaldama, et Judahi käed on veidikene allapoole langenud ja proovib kehasse löögid eriti. Siin võttis ka korraks põlest nõrgaks ja raundi lõpuni on vähe aega. Ja siin Judah sai jah, päris hea löögi sisse, nii et ega ei maksa väga
väga ülemeelikuks siin minna. Tegemist on ikkagi valitseva maailmameistri Danny Garciaga, kes tal vastas. Ja natukene kuklasse sai siit Chab. Tegemist ei ole küll väga suure avaga, aga jah, siin oli see Garcia parem. Natukene hooletuks muutus Judah siin ja võttis päris mitu lööki endal vastu, nii et see round oli Garciale päris hea. Siin ta sai. Ja väga aktiivselt alustab, väga aktiivselt ja teravalt alustab Garcia seda 6. raundi ja juba hakkavad maanduma seal. Mitte ainult kaitses, vaid läbi kaitse ja natukene ette, kui kipub Judah jääma, et unustas oma jalgade töö ära korraks ja päris mitu paremat on juba esimese poole minuti jooksul läbi tulnud. Ja Garcia ainult pressib ja Judah oli jällegi peaaegu nurka surutud. Ei luba seda ringikohtunik, ei ole see ka boksi määruste järgi lubatud, nii et lahutab kohtunik vastased ja tundub, et Judahil on järjest vähem usku endasse ja siin ei ole niisama jalgade mänguga enam või tantsimisega tegemist, vaid vähe vetruvaks tõmbas põlvest Chab Judahil. Jälle tabame, oi, liiga palju võtab. Siin oli see, et see löök siis tuli siia otsa ette ja kaitsesse, aga kindlasti oma mõju avaldas. Hopsti! Ära kunagi jää seisma ja ootama, kuna vastane siin lööb. Jah, Judahil läks siin õnnega pooleks, et jalge peale ei, et seal oli väga lähedal see tasakaalu kaotus. Vastase lööke. Tundub, et need kehasse maanduvad haagid mõjuvad päris hästi. Ja siin on lugemise koht esimene. Ja vastu silma läks nii tugevalt see löök, et koguni kulm avanes ja isegi tihemini ette, et ja siin näid, jah, siin oli see päris sinna vööpiiri peale võis ta isegi natukene allapoole võid minna. Ja sirge läks täpselt lõua pihta. Siin oli jah see löök siis, mis maha niitis Judahi. Ja täpselt käte vahele sinna vastu lõuga sai. Pööras ilusti Garcia selle Ohoh, kehas oli siin päris hea tavamus Judahil poolt juba. Vasaku käis alt taak. Ei olnud paha, ei olnud üldse paha. Kuigi Judahi nokaudi protsent ei ole väga kõrge, see on 56, siis oi. Ja Garcia jällegi mõlemalt poolt vastu lõua pihta. See on täpselt nagu see Amir Khani kukkumine seal 4. raundis, selline psühholoogiline moment tundub, et Chab Judah on selline mees, kes ennast 10. raundis on leidnud. Jah, Garcia jalgadega on ka kuidagi kangeks jäänud nendest löökidest. Päris mitu korda tabas ootlikult vasakuga. Üks tuli sinna altlöök kehasse siit, aga siin oli see topelt jab ja vasaku otselöök käte vahel.
natuke seisma jäi Garcia võib-olla siia koha peale ja ei jõudnud õigel ajal ka vastu lüüa, vaadake siin, hopsti natukene võib-olla oleks Zab Judah olnud paremas positsioonis ja oleks saanud sinna kolmnurka isegi selle löögi löödud, et praegu jäi natukene kinda siseosa. Ja hästi vastas parema otselöögiga siit. Garcia samas laseb ise Judahi parema läbi. Nii et jällegi. Väga ohtlikult töötab Zab Judah selles raundis, just raundi lõpus. Ja nüüd ka Garcia tabab paremaga. Vaatame neid kordusmomente 11. raundis. Siin on siis see korralik vasak ja parem otselöök, mis Garcia kaitsest läbi läksid. Ning sellele järgnenud kohe parem otselöök. Ja parem küljelöök siin. Lõpuraundis Mats enda kasuks veel maksimaalselt pöörata ja Judah siin tabab päris hästi. Oi. Ja taganemisel laseb Judah läbi raundi lõpus on veel sellised mitte pahad löögitõus. Ohtu siis punktivõidu näol tekitada. Ja siin on siis see moment, kus Garcia läks vastu Judahi sellist lahtist haava veel. Ja mõlemal mehel oli valus, ka Garcia näitab, et nüüd temal on otsa esine valus. Et alati 100% ei tea, kuidas kohtunikud seda hindasid ja nägid. No mina pakuks 116, 112 Garciale, võib-olla ka 117, 111. Näeme, mida arvavad punktikohtunikud, kes kindlasti on omal tasemel ja teevad siin õige otsuse. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Ja ühes otsusega on siit tegemist. Judge at ringside, Tom Schreck scores about 115 to 112. 115-112. Hong Tong Kam scores about 114 to 112. And judge at ringside, Adelaide Bird sees it 116 to 111. All three in favor of the winner. And still undefeated world champion. Ja nii ta läkski siis ühesõnaga kohtunike ühehäälse otsusega.